Tervist! Loodan, et me saame laivi ilusti. Täna siis küpsetame suhkruvabu piparkooke. Ja on laiv peaks olema nii Golden Stevia Eesti Facebooki lehel kui Tervislik Maguselu grupis. Ja loodan, et leiate ülesse, sest praegu ma enam seda jagada ei saa, kuna ma olen juba siin laua taga. Ja panin teile täna kõik siia valmis. Ma natukene räägin, ootame võib-olla veel inimesi, võib-olla nad tulevad sealt laivi. Head 3. adventi, meil on täna 30 isegi. Sellised peaksid piparkoogid välja nägema, kui nad on olemas juba pärast ahjust tulekut. Ja teil on olemas ka ilusti retseptid ja mina olen siin kõik asjad välja pannud, ma loen ka ette, mis siin on. On 170 grammi võid ja Golden Stevia, siin on 30 grammi. Siis on vett. Täna ma tegelikult teen apelsini maitselist ja sellepärast, et see on natukene uus puljant siin juures ja apelsini maitsele tegin ühe apelsini värske mahla, pressisin välja. Siis on meil meil on piparkoogi maitseaine. Piparkoogi maitseaine on meil täiesti poodides olemas ja seda ma panin 15 grammi. Ja tegelikult siin teises on kaneel, ingveri, jahu ja kardemon. Ja tegelikult on ka nelki. Ma rahvatsin nelgi ise ära. Siis ma võin need eemale panna. Loodame, et inimesi on rohkem tulnud. Kui teil on küsimusi, siis kirjutage. Ma vastan teile pärast. Teil on võimalus ka kõik järgi vaadata. Ja sellepärast see video ongi hea. Siis ma räägin veel natukene jahudest. Me sellest täna teeme mandlijahust ja miks nüüd mandlijahu on hea, on tegelikult sellepärast, et siin on vähe süsivesikuid. Tegelikult diabeetikutele ta ei tõsta suhkrut ja miks? Siin on küll 10, kui te vaatate nüüd paki pealt, siis on 10 grammi süsivesikuid. Aga siin on ka 10 grammi kiudaineid ja kuna on kiudaineid, siis need süsivesikud ei imendu otsa verre. Kiudained aitavad. Sellepärast on ka näiteks õun parem kui õunamahl. Ja miks nüüd ma kasutan, see on gluteeni ja suhkruvabad piparkoogid ja miks ma nüüd kasutan, on just see, et ta ei tõstaks veresuhkrut, ta oleks tervislik, ta ei tekita sõltuvust ja ta ei lõhu hambaid. Nii et selles mõttes on meil palju head eeliseid suhkruvabadel piparkookidel. Ma olen kasutanud ka Psyllium Huski powderit ja see powder on kiudaine. Mul on nii powder kui ka jahu, see on natuke suuremad ja siin on samamoodi 70 grammi on näiteks kiudaineid ja see imab hästi vett endasse ja selles mõttes ta seob ka väga hästi. Et ma olen nüüd natukene kasutanud ka kreekapähkli jahu, mille ma leidsin Rimist ja kõrvitsaseemne jahu, mida ma samamoodi leidsin Rimist ja ostsin selle kohe hea mait, proovida. Ja ma olen neid pannud 40 grammi umbes seganud jahu sisse. Ja siis Golden Stevia, siis on suhkruasendaja. Täna ma kasutan küll seda regulaarset Golden Steviat, mida me oleme juba 2 aastat kasutanud, aga meil reedel saabus ka Golden Stevia inuliiniga.
et ma loodan, et esmaspäeval me saame sellega müüki. Ja samamoodi piparkoogi tegijate vahel, kes panevad ka pildi ja teevad kuni 4. jaanuarini piparkooke, siis kingituseks parimale on Golden Stevia uus inuliiniga 100-grammine toode. Et selle ma panen kindlasti ka Facebooki üles ja teen seal selle loosimise ja mängimise. Siis hakkame aga siis pihta. Ja et selleks, et teha piparkoogi põhja, on teil vaja potti, pliiti. Ahi on mul juba vahepeal soe, et saaks hiljem teha piparkooke. Nii, ja nüüd ma valan. Alati küsitakse, kui palju nagu Golden Stevia näiteks kohvi sisse panna. Siis mul on siin üks 0,2 grammine lusikas, täpselt nii palju tulebki panna. Et praegu ma olen nagu pannud tähele, et inimesed natukene kasutavad valesti Golden Stevia, nad panevad liiga palju suure lusikaga. Et kindlasti on see teelusikas vähem kui 1/4. Nii kallan selle pulbri siia põhja. Nii. Ja ootan, kuni see hakkab nii-öelda kõrbema. Ja ütleme niimoodi, et kui ma alguses kõrvetsin vähe rohkem ja saab sellest teha ka suhkrusiirupi ja ta on väga kõrbenud, siis tegelikult on kehva asi see, et see kaotab magusust. Mis tähendab seda, et see toode on elus ja kuumutamisel surevad elusosakesed ehk stevioglükosiidid, mis tegelikult teevad selle suhkruasendaja magusaks. Ja ma ütleme niimoodi, et täna ma juba kõrvetan seda tunduvalt vähem ja just sellepärast, et rohkem magusus ja pruun värv tuleb niikuinii ja isegi kui ta ei tule siit suhkrust, siis ta tuleb nendest maitseainetes, mis on kõik pruuni värvi, aga tuleb just ka siit Golden Steviast see pruun välja. Ja ma tegelikult kõrvetan seda täpselt nii palju, kui ma kannatan seda esimest suitsu ja tossu haisu. Et põhjas läheks natukene pruuniks. Ja siis ma valan juurde, tänu ma natuke vähem vett, on pool klaasi vett ja ma panen siia apelsinimahla, et oleks apelsinimaitseline piparkoogi põhi. Siis tegelikult see on nii piparkoogi põhi, mida me siin teeme. Et mul natukene hakkab juba siin juba natuke kõrbema. Vahest hakkab isegi suitsema, aga ma täna seda nii väga suitsema ei lase. Ja nii, see läheb. Segate kogu aeg. Et täna on ka Golden Steviat saab -20% soodsamalt 24 tundi. Kood on Golden Stevia 20 ja pärast ma video alla panen ka lingi ja jagan seda, et on võimalus 24 tunni jooksul osta -20% Golden Steviat, et te saaksite jõulupäev ilusti teha. Ja siis te saate ka need pildid üles panna ja siis me saame 4. jaanuaril välja loosida Golden Stevia 100-grammise paki inuliiniga. Et see ilusti siin praegu hakkab juba läheb põhja. Nii. Et kui on juba põhja läinud, mul hakkab pruuniks ka minema, siis ma tegelikult olen siia vett juurde. Ja ma panen siia ka apelsini. Siis ma panen siia maitseaineid, nii piparkoogi kui ise kokku segatud, sest ma arvan, et iga mida vürtsikam, seda tugevam vitamiin. Seda tugevam piparkook
seda maitsvam. Ja samamoodi panen või. Ma võtsin 200 grammi, aga ma panen 170, võtan natuke tüki küljest ära ja jätan seda. Ja nüüd ma segan seda põhimõtteliselt tasasel tules nii kaua, kuni tuleb ilus piparkoogi põhi ja põhimõtteliselt see ühtlane kollestiiv ja apelsini piparkoogi maitseainete ja või segu on piparkoogi põhi, mille me siis paneme siia jahu peale. Muidugi ideaalis ta võiks ka natuke maha jahtuda. Nii, lastasin natukene. Nii. Ja ma olen siia kokku pannud mandlijahu. Siia on pandud soola, ma panen siia ka natuke soodat. Siis on pannud siia psüllumhüski. Ja ma segasin selle ilusti ära. Kui ma nüüd panen peale selle piparkoogi põhja, siis ma natuke lasen jahtuda ja segan ja panen 4 muna ja sutkun kätega, enamus aeg kätega laiali, kokku segi. Nii, või on peaaegu sulanud. Ta on selline ilus pruun vedelik. Muideks on ka väga maitsev ja loomulikult tasub seda ka alati maitsta, et kui ta näiteks nüüd ei ole ta ei ole magus või midagi on nagu tundub, et on puudu, siis pane juurde. Ära karda, sest et seevel läheb pigem ahjus, kaotab natuke magusust, kuna need samad steviolglükosiidid väga suure kuumusega võivad hävineda, sest ta on elus toode ja pane lihtsalt kollestiivid näiteks juurde, et ta magusamaks ei lähe. Ja ma panin siia mandlijahu, panin 350 ja 50 gramm, ma panin natuke vähem 300 midagi, siis ma panin juurde ka kreekapähkli ja kõrvitsaseemne jahu ja panin 50 grammi psüllumhüski, ma panin tegelikult 25 grammi panin powderit ja 25 grammi panin seda. Üks on tellitud Leedust ja teine on Lätist ja teine on Eestist ostetud. Ja mandlijahuga on ka selline, et see on igal pool väga erineva hinnaga, et praegu olen mina soodsama leidnud Prismast, kus oli 800 grammine pakk oli kuskil 13 €. See on tõesti väga soodne. Ja nii ma käin otsin. Loomulikult on tervislik toit kallim, kui teha ainult nisujahust ja suhkrust. See piparkoogitaine, siis on ta tunduvalt odavam, aga sööge pigem vähem, aga sööge parema toitainete sisaldusega toite, siis sööge nagu see toit oleks ravim, sest vastases juhul hakkate varsti ravimeid sööma nagu toitu. Ja ma olen täiesti veendunud, et täna on võimalik süüa nii tervislikult, et sa oledki kogu aeg terve. Ja toit on tegelikult see, mis peab sulle andma energiat, mitte selle ära võtma. Nii et õige toit on see, et kui sa peale söömist tunned, et sul on energiat, mitte ei jää magama. Nii. Selline on see valmis. Isse ma tahan seda maitsta. Mina paneksin sutsukene steeviat juurde. Aga tšilline võiks ikka piprane, tugev on ta küll.
ingverit ja on ikka tunda ilusti. tee pealt võib panna ka siia mandlijahu sisse. selle Inuliini tootega ma ei ole veel tegelikult piparkooke jõudnud teha, sest see alles tuli reedel. Aga ma kindlasti järgmine nädal proovin. Ja tegelikult on võimalus teha ka täitsa valget stevia siirupit. Niimoodi, et sa paned umbes 30 grammi golden steviat ja 100 milli vett ja keedad minimaalselt 6 minutit ennem kui ta paksuks läheb. Et ärge andke alla, et see läheb päris kaua vaja segamist. Nii. Kõigepealt enne kui ma käed sisse panen, ma natuke segan sellega, sest ta on liiga kuum. Nii. Ja kui sa tunnen, et pärast, et on veel jahu vähe, siis sa võid tegelikult juurde panna. Sest hiljem, kui me teeme vorme või võtame välja siit, siis tegelikult ei ole vaja üldse rohkem jahu kasutada. Sellepärast võib selle täitsa tugeva kohe teha. Siis mul tuleb siia 4 muna veel ja mulle tundub, et ta jääb natukene vedel hetkel. Ilmselt panin natuke seda apelsini mahla rohkem. Kindlasti tuleb ka hiljem kohe välja võtta see kile. Ma panen selle kilega ta külmkappi. Nii. Vaatame, kuidas ta meil on. Paneme siis munad. Siin on 4 muna. Mis paneb ta hästi üksteise külge. Kusjuures süljum on ka just see, mis seob nagu nimeliselt seda tainast. Ja mulle tundub, et ma panen seda jahu, kõrvitsa seemnejahu natuke rohkem. Ja ma tean siuke mõnus, ilus roheline. Ta oleks nagu pistaatsia pähkel. Ja ma panen ka seda Kreeka pähklijahu, see on siuke pruun. Ma näen juba, et jääb väheks. Nii. Nüüd ma teen käed peaks enne puhtaks ja võtke sõrmused käest ära. Muidu on te sõrmuste vahelt seda tainast ja kätte ei saa. Ja siis kätte vahel saab väga maitsva piparkoogi taigna. Ilmselgelt ma ootan, et mul jääb siin veel seda väheks. Pean jahu kindlasti juurde panema. Ei tea, mis ma siin läks vist natukene vett rohkem. Või võid. Nii. Ma valan pakist natukene juurde. Oma tunde järgi. Ma tahaks seda rohkem seob, tegelikult võiks ka panna süljumit juurde. See jällegi on nagu natuke kindla peale minek. Ta imeb väga hästi vedelikku. Sellepärast seda kiudainet väga hästi kasutatakse, kuna see seob. Nii. Võtan natukene seda süljumit. Üks hetk. Jah, seda ma kohe ei näinud, et
tuleb juurde vallada ikka päris palju. Sest et minu koguse järgi tegelikult peaks saama seda tainast umbes 900 grammi, kuigi mul siit tundub, et tuleb juba kilo välja. See psüllomüski powder on siuke nagu hästi peen jahu, mis on ka nagu päris äge. Ja miks kasutatakse neid pähklijahusid? Sest näiteks kasvu selles kõrvitsa pähklites jahus on 48 grammi valku ja 21 grammi kiudainet ja süsivesikud ainult 4,2 grammi. Ja siin on kindlasti väga palju vitamiine sees. Nüüd tundub, et nüüd hakkab võtma vormi. Sest et ta külmkapis ju tõmbab. Põhimõtteliselt peaks aga vähemalt minimaalselt pool tundi hoidma külmkapis, et üldse seda saad hakata küpsetama. Nii. Nii. Nüüd läheb see külmkappi. Aga hea uudis on see, et ma tegin eile teile juba piparkoogi valmis. Ja me saame seda ilusti hakata kasutama. Kõigepealt ma natuke koristan oma. Ja mis mulle meeldib kõige rohkem selle piparkoogi tegevuse juures, ma küll arvan, et ma saan väga puhtalt tehtud, aga natuke läks jahu üle ääre, siis tegelikult selle rullimine on imeline. Sest sa vajad selleks 2 lehte küpsetuspaberit, taidna rulli ja võtad külmkapist, võtad piparkoogi täina. Ja mina olen selle kusjuures ilusti tavaliselt mõnes tüki võtnud küljest. Nii ma olen võtnud selle ja siis olen käega kõigepealt laiali andnud. Ja siis võtad natukene rohkem ruumi vaja. Ja selle piparkoogi tegemise juures mulle väga meeldibki, et ma saan seda teha 2 paberilehe vahel. Teine asi, ei ole seda, küll ma teen küll õhukeseks selle taina, aga ei ole nagu väga õhukeseks vaja teha, kuna aga minule meeldib näiteks natuke priskemad piparkood. Ja ongi siit ilusti ilus tainas. Nii. On 2 moodi võimalik. On võimalik vaja, et sa võtad välja oma piparkoogi vormid, paned selle väga osavalt siia peale. Et oleks ära kasutatud võimalikult palju. Nii. Ja tegelikult
ja tegelikkuses siin teine versioon. Kui nagu mitte väga palju aega kulutada siin piparkookide mitmekordse taina kokku keerutamisel ja uuesti võite kasutada ka pitsalõikurit ja väga ilusti endale teha küpsised. Ja panete need klaasile. Nii, ma vahetan natuke siin olukorda. Nii. Ma tavaliselt võtan kuna siin ei ole väga palju jahu pärast pandud, siis on parem võtta mingisuguse labidaga see. Ja siis ma panen need erinevad kujud peale. Nii. Isegi kui ma teen vormidega, siis tegelikult ma kasutan samat nõksu, kuna ma olen tähele pannud, et näppudega võttes nad lihtsalt lähevad katki ja selleks, et saada ilusti välja siit ilusad kujud, te panete siia peale. Nii. Mina vahest, kui ma olen piparkooke küpsetanud ja tundub, et ma tahaks sinna peale panna, kuna glasuuri ei ole mina välja mõelnud, golden stave'iga teha, siis ma olen lihtsalt raputanud seda tuhksuhkruna peale. See toimib ka väga hästi. Ärge neid kinnisse karpi tegelikult hoidke need kõigepealt õhus, sellepärast et tegelikult nad on niisked ja rasvarikkad piparkoogid. Need on nii keto dieedi sõbralikud kui diabeetikute sõbralikud ja ka tervislikule toitule inimesele, kes hindab kvaliteeti ja toidu sisaldust. Et mul on nii. Nüüd ongi see, et miks mulle meeldib teha selle pitsalõikuriga, on just see, ma ei peaks mitu korda neid seda sainast rullima. Samas ta läbi pehmeks käte vahel ja mul siin selja taga on ka pliit, mis tegelikult on praegu kuuma peal ja tegelikult on ka soe. Et siin on päris soe mul. Nii. Vaatame, et siin saame ilusamad peale. Saaks ahju panna. Nii. Ja tegelikult nad täpselt niimoodi ahju lähevadki. Kuskil 80 kraadi juures. Kuumaks tuli näkku. 180 kraadi juures 10-12 minutit. Ja siis võtate välja, vaatate neid ja sellised nad peaksid välja tulema. Et ma tõesti loodan, et teil oli tänasest abi. Te vaatate see videot, saab järgi vaadata ja teete piparkooke. Kasutate golden stave'iat, iga suhkruasendaja tegelikult ei saa küpsetada. Sellepärast on golden stave'ia hea, et sellega saabki neid piparkooke hästi teha. Ja see on soodne, kuna üks
pakk on pool kilo, mis on tegelikult 6 kilo suhkrut ja selle ühe nii-öelda suhkru kilo hinnaks tuleb alla 5 euro, mis on kõige soodsam suhkruasendaja hetkel turul. Ja mandlijahu on üks asendamatu toode nii diabeetikutele kui keto dieedipidajatele kui ka teistele tervislikele, sest seal on väga palju vitamiine ja mineraale sees, väga palju kiudaineid. Et sellised need tervislikud piparkoogid välja näevad. Ja ärge unustage ise teha ja pilti ja siis panete üles tervislik magusalju gruppi ja 4. jaanuaril saab üks piparkoogi tegija Golden State ja uue inuliini suhkruasendaja paki. Ja ilusat 3. eventi ja rahulikku jõuluaega!